üle visatud ja siis oli peksa antud niimoodi, et ükskõik kuhu kohta juhtus see hoop minema, et ega nemad läbi selle ei näinud, kuhu nad peksid. Et kes teid käskis üle minna ja mis teateid te peate kuskile viima ja no poisikesed olid. Polnud neil mingit teateid ega asju, ise tahtsid minna. KGB hoidis neid kinni siis jah? Aga mina ei tea, kuida neid kedagi kutsuti siis, eks neid oli nii mitut sorti neid. Ja siis ta sai kuidagi kellegi kaudu teate välja saata. Minul elas onu Tallinnas ja selle onu juurde keegi viis teate ja sealt see onu naine siis või onu teatas meile Türile, et ta on seal vanglas on Unnar. Ja te ise mulle teadsite, et ta tahab üle minna või? Mina teadsin, aga ega ema isa ei teadnud. Sest et rääkida ei tohi kellegile ja siis ema läks teda vaatama ka, et kokku ei lastud ega ei öeldud üldse, et ta seal on. Algul see oli hiljem, kui lubati ja siis ta oli 8 aastat ära. Tema oli Karjala Soomes oli kinni, me käisime isaga ka teda ükskord seal vaatamas. Hästi kaua sõitsite sinna siis rongiga? Me sõitsime rongiga jah, isa oli raudtee peal tööl, isal oli see vabapilet ja ema nimel oli nagu teine pilet, aga mina olin hoopis kaasas ema piletiga. 2 korda käisime, 1 kord ei saanud me kätte, aga teine kord saime. Sõitsime Leningradi ja Leningradis ootasime ju päev otsa, kui edasi sai kuskile sõita. Siis ma nägin, see ohvitseri perekond oli seal. Oli ka siuksest, ma ei tea, 1 või 2 siukest väikest last oli neil siuksed. Kas nad olid veel kooliealised või ei olnudki siuksed koolieelikud. Siis neil olid koorega keedetud kartulid, näpuga tõmbasid niimoodi koost ära, pand soola peale ja niimoodi sõid seal. Aga meil oli tehtud omletti kaasa vennale viimiseks ja ka sai puumad kokku pandud ja olid nagu natukene suveaeg oli, et isa ütles mulle, et mine viska prügikasti, et see kõlba süüa. Aga siis üks naine tuli meie juurde, et ei last mind visata sinna prügikasti. No mina ei osanud taga rääkida, kui isa tuli sinna, siis rääkis. Ütles, et ei, ärge visake ära, võttis selle endale ja sõivad ära ja tulid ta ja kiitsid, et küll oli hea. Ja siis eks olid... Ja siis meil olid leivapäts oli kaasa võetud ja kui me siis sinna venna juurde jõudnud esimese korra, ehk siis müüsime turul maha, siis maksis 200 rubla maksis leivapäts. See oli, mida Eestis 200 rubla eest sai siis? Nagu, ma ei tea, kas see oli mingi hästi suur raha siis või? No oli muidugi oli suur raha. Mingit Staliniga või seda sellega nagu... Peale selle, kui Stalin ära suri, siis anti amnestiat, siis sai vend koju. Nii et 8 aastat oli ära. Ta oli siis nagu mingil sunniteelaagris siis või? Ja. Mida ta ehitas seal siis? Seda ma ei tea, mis nad seal ehitasid või tegid. 8 aastat. Kui vana ta oli siis, kui tagasi tuli mingi... Noh, ta oli 17, kui läks. 25 siis? Umbes, jah. Ja aga see käsi teeb talle nüüdki veel niimoodi haiget, et ütleb, et ei saa tõsta ega olla selle käega midagi. Arm on siiamaani alles ju? Ikka jah. See arm ei kao kuskile ära. No, jah.
sai täis ka. Tahkan nüüd 2 minutit on veel aega. Vaata sul kukkus ära. Jah. Ja siis kui selle koha nüüd tagasi saime, jah, siis isa ise ei jõudnudki enam siia elama tulla, sellepärast et ta suri enne ära. aga üks pilt meil on ikka, kus kõik on seal. 91. No me teadis, et saime tagasi, aga võõrad üürilised elasid sees, kohe ei saanud sisse tulla. jah, aga selle ühe poole saime kohe, seda ma mäletan. Ja siis hiljem saime jah selle ühe poole, aga noh, veel ei jõudnud sisse kolida, aga jaanipäeval käisime jaanituld siin tegemas, sina mäletad veel? Seal Jah, ja siis olid siin ka 2 poissi, need aitasid ka neid oksi vedada ja tulid jaanitulele kaasa. Ja nii see elu on läinud. Noh, nüüd on ehk täis ka. noh, peaks siis tulema jah. Vaatame just vist.